tere ja minu teine sõnum on siis see, et ma olen saanud kanaldust juba pikemat aega, et on keegi maskuliin ja maskuliini all ma mõtlen domineerivat meesenergiat, kas siis meestes või naistes. jah, ehk see ei ole mees ilmtingimata, vaid see on, mina tajun energiaid niimoodi, kas maskuliin või feminiin domineerib. See tähendab seda, et keegi, kas mehed või naised kollektiivis, teile on see sõnum. Või tähendab, teie kohta on see sõnum ja kõigile siis teadmiseks. Domineeriv maskuliin mehes kui naises on keegi, kes on vale kõrgem hingeside, vale kaksikleek, vale kaksikhing. Ta ei ole see päris. Ta on tahtnud jätta muljet, nagu ta oleks. Ta tahab mängida seda mängu, nagu ta oleks, aga ta ei ole. Ja kuidas tema põhiline foon on? Ta on isiklikult väga-väga rahulolematu. Ta on küll külluslik, tal on kõik elus olemas, aga ta on rahulolematu. Ja ta tahab sinu, kes sa vaatad, sina, kes sa vaatad, kollektiiv. Oled sa mees või naine? Ta tahab asendada või ta tahab saatust vahetada sinu päris jumaliku partneriga. Ta on vale kaksikleek, kaksikhing, kes tahab suurest rahulolematusest, vihast, frustratsioonist asendada, minna sinu jumaliku partneri kohale. Ehk asendada seda, aga ta ei ole see päris. Ta tahab mängida sellist strateegiat. Väga huvitav dünaamika. Ja see ongi see, et kas ta on mees või naine, tal on väga tugev domineeriv maskuliinne energia, meesenergia on temas. Et ta on selline nagu tank. Aga mis temaga on? Veel üks spetsiifika. Temaga on see, et ta vihkab sinu jumalikku partnerit, aga ta kopeerib teda maksimaalselt. See ongi see, et ma ei tea, see on uus trend või midagi, aga see on selline asi, et ta väljendab võimalikult palju vihkamist tema osas, aga samas ta tahab olla tema. See on kadeduse ilming, eks. Aga mu mõte on see, et ma ei saa aru, miks ta oma elu ei ela, aga mu mõte on see, et siin on reaalne oht, et ta tahab saatuseid vahetada. Nüüd on vaja sinu jumalikul counterpartil, originaalsel, vaja seda mõista. Ja veelgi rohkem ankurdada oma originaalsele kohale. Ta kasutab kõiki võtteid selleks, tal on tõesti kindel siht sinna saada. Aga vaata, kui sa midagi alustad valedel alustel, siis see ei toimi. Siis see ei vea pikalt, sest jumalik counterpart, see divine being tunneb ära selle, varem või hiljem false, tõde tuleb pinnale. Ja sellistel ebaausatel võtetel ei ole harmooniat ja rahulolu from the start tegelikult. Ja seepärast ongi see läbi kukkumas nagu hane selga vesi, selline nii-öelda tsirkus ja ebaausus, et see ei toimi pikalt. Väga suur effort läheb sinna, aga see ei tööta. Kuigi on väga palju püütud töötada peenenergeetiliselt selle nimel, meisterlikult selle nimel, et oleks nagu sarnane. Aga alateadlikul mustrikalade ajastul veevala ajastusse üleminek toob selle pinnale, et seal tegelikult ei ole need asjad päris nii. Et on tähtis eristada tõelist sellest false'ist siis. Et siin on niisugune huvitav dünaamika ja see ongi nii, et see võib olla nii naine kui mees,
keegi, kes on väga maskuliinses energias, liiga domineeriv, agressiivne ja see 2026 aasta aktiveerib seda veelgi võimsamalt. Ja miks see tuleb? See tuleb natukene ka hirmus, see tuleb kadedusest, see tuleb hirmust. Tahetakse olla kõige tähtsam või ma ei oska täpselt kirjeldada seda, miks see täpselt nii on, kuid see ei vea pikalt, sellepärast et see on ebaausatel alustel loodud. Ja miks ma seda jagan, ongi see teadlikkus ja ennetustöö, et divainid saaksid ennast kaitsta. Ennast, oma vara, oma originaalset kohta, oma inimesi, perekonda, oma inimesi, jah. Et see on päris selline, inimestel on mingid tungivad vajadused midagi tõestada 2026 aastal. Et ja väga tähtis on seda oma piire kaitsta ja kehtestada. Eks see on õppetund kõigile, et igaüks võiks jääda oma liistude juurde siiski ja valed kukuvad läbi. Kindlasti on see siin ka väga suur tõe õppetund, et igasugused valed kukuvad läbi suurema pauguga. Lihtsalt siin ei olegi see, et mina nüüd seletasin, vaid veevala ajastus, kas mina tean või ma ei tea, kas sina tead või sa ei tea. Veevala ajastus on nii, et sa ei peida ennast mitte millegi ega kellegi eest. See on väga-väga, toob kõik pinnale. Kalade ajastul läks läbi see, et sa vanaviisi kuidagi moodi nagu said sahkerdada või nii. Aga tuli Messenger. Aga kas sa said minust, kui sa said minust aru, pane like. Et kõrgemas hingesidemes ei ole alati lust ja lillepidu ja beyond love. Seal on ka mingid sellised omad võimuvõitlused või tõestamised või arusaamatused ja nii edasi. Aga tähtis on, et sa hoiaksid oma piire ja mõistaksid ja ei laseks seda, sest valgus tõmbab alati ligi ka selliseid, teate ju küll, eks ju. Teate ju küll, vastandeid. Vastandeid, kes tegelikult ei soovigi sulle head, vaid vastupidi, soovivad takistada kõike seda, mis sulle hea oleks. Tahtes seda endale. Aga ole siis teadlik ja see on su tugevus. Teadlikkus ja selgus on sinu tugevus. Ja igasuguse süütundeta tuleb kehtestada oma piire selles osas, et see on väga tähtis, et sa teaksid seda, et on olemas ka vale kaksikleek, kaksikhing ja sa oskaksid paremini ennast kaitsta selles osas. Ja seda ka energeetiliselt. See on väga tähtis, et see toimub kõik energeetiliselt ka. Hästi, ma vaatan, mis mulle siin saadeti ja kui sa soovid kaardi lugemist sellel teemal, siis võta minuga ühendust. Mul on hetkel mingid soodustused. Nii palju kirjavahetust läks lahti. Huvitav, kas see sõnum aktiveeris mingi kommunikatsiooni, mul niisugune tunne mitmel tasandil. Et mu mõte on see, et kui sa vajad lisainformatsiooni või täpsustusi, siis kaardi lugemine on hetkel soodustuses. Vaata mul siit postituste juurest, siin all on sulle vihjed, kui sa soovid täpsustust sellel teemal, sest oluline on selgus, et siis on kergem, selgus ja teadlikkus on su suurim kaitse tegelikult ja sellest saab kõik alguse. Aitäh sulle, kohtumiseni!